nii ainulaadne kogemus rääkida Eesti naiskonna parima mängija Eesti-Bulgaaria mängus. Nii, kuidas läks see mäng ja mis tunded on? No halvasti läks, kaotasime, aga ei, tunded ei ole kõige halvemad, ikkagi andsime endast parima ja suutsime ikkagi väga hea mängu teha. Ja motivatsioon on ikka veel üleval ja siis järgmiseks mänguks on kõik valmis. Jaa, muidugi. Järgmine mäng tuleb lihtsalt kõik ära realiseerida, mis võimalused meil olid. Nii, see mäng siis oli 2-6 seis. Kuidas siis niimoodi sattus? Me saime väga palju karistusi, millest ka sellest ka see, et me väsisime kiirelt ära ja lasime endal palju taha, aga selles mõttes, et ise oleks pidanud lihtsalt rohkem ära lööma. Jah, väga hea. Ja nüüd, mis olid teie nõrkused ja mis jäi puudu? Ja kuidas siis neid nõrkusi proovid parandada või arendada? Nagu ma olen juba 2 korda maininud, siis väravaid peame hakkama lööma ja kõik oma olukorrad ära lõpuni mängima ja suutma see väravaks vormistada. Kuidas on tunded siis järgmises mänguks? Kui suur potentsiaal on võita see? Me võtame praegu selle mängu kokku, vaatame üle, mis me eksisime, mis meil oli hästi ja siis lähme vaatame, mis me siis järgmine mäng saame paremini teha. Aitäh väga, see oli intervjuu siis parima mängijaga, aitäh! Aitäh! Ja Eesti kaotas Ukrainale 5-0.